Selleks, et ruutvõrratust lahendada, tuleb kõigepealt leida nullkohad. Ehk siis, kuidas nullkohtasid leida on see, et me paneme sama võrratuse selle siin võrduma nulliga. Ehk siis, mis peavad olema x-ide väärtused selleks, et see terve tehe siin oleks 0. Selleks, et seda nüüd leida, me peame lahendama siis ruutvõrrandi. Ehk siis me kasutame seda ruutvõrrandi lahendi valemit. Nii, see on ruutvõrrandi lahendi valem. Võib kasutada Witti teoreemi, kui oskate, võib kasutada seda lihtsustatud versiooni, mis iganes, lihtsalt tuleb ära lahendada nüüd see ruutvõrrand. Ja see on täpselt samasugune ruutvõrrand, nagu vist 8. klassis õpitakse või 9. ma ei ole kindel. Aga et siin ei ole mitte midagi erakordset, lihtsalt täpselt samamoodi, nagu me muidu lahendame. Ehk siis asendame need vastavad väärtused siia, ehk siis miinus b. B on siis, kui me nüüd mõtleme, siis A oli siis kordaja, mis on ruutliikme ees, siis B on lineaarliikme ees olev kordaja ja siis C on vaba liige. Ehk siis siin on A, B ja C. Lihtsalt meeldetuletuseks. Ehk siis kõigepealt miinus B, see tähendab miinus ja siis selle arvu ees olev kordaja. Ehk siis praegusel juhul 1 pluss miinus. Nüüd B ruut, B on jätkuvalt see lineaarliikme ees olev kordaja, ehk siis 1 ruut miinus 4 korrutada A, ehk siis ruutliikme kordaja, mis praegu on miinus 1 korrutada C. C siis vaba liige, ehk siis 6 sellisel juhul siin. Siin mul juba tekkis viga, siin peab olema ju ka A. Ja siis korrutada 2, või siis tähendab jagada 2 korrutada siis A-ga, A on jällegi siin miinus 1. Nüüd see tuleb lihtsalt ära arvutada. Nüüd mis see meile annab on miinus 1 pluss miinus. Juure all on 1 ruudus on 1. Miinus 4 korda miinus 1 korrutada 6. See on ju 24 pluss 24. Jagada miinus 2. Siis miinus 1 pluss miinus 1 pluss 24 on 25. Jagada miinus 2. Miinus 1 pluss miinus 25, see on ruutjuurde 25, see on ju 5. Jagada miinus 2. Ja siis x1 on miinus 1 pluss 5 jagada miinus 2, ehk siis miinus 1 pluss 5 on 4, 4 jagatud miinus 2 on miinus 2. Ja siis teine on siis miinus 1 miinus 5 jagada miinus 2, ehk siis see on miinus 6 jagada miinus 2, see on 3. Ehk siis saime nullkohad. Nullkohad on miinus 2 ja 3. Nüüd, olles leidnud nullkohad, kanname need graafikule. Ehk siis meil on ühes kohas on miinus 2 ja teises kohas on 3. Ja nüüd, mis me edasi teeme? Nüüd me vaatame jälle seda originaalset võrratust, mis meil oli. Ja teeme selle järel paar lüket. Kõigepealt me vaatame seda, missugune on x-i ees olev kordaja. Ehk siis x-i ees olev kordaja siin. Kas see on negatiivne või see on positiivne? Ma teen siia joone alla. Ehk siis, kui see x-i ees olev kordaja on positiivne, ehk siis see x-i kordaja ehk siis a on positiivne, siis me joonistame selle graafiku, mis me nüüd siia joonistame ülesse poole avaneva, ehk siis sedapidi. Ja kui see peaks olema nüüd negatiivne, nagu meil praegu taga on, siis me joonistame selle tagurpidi, ehk siis niipidi. Ehk siis nüüd olenevalt sellest me vaatame, mis pidi me selle parabooli siia teeme. Meil praegu on negatiivne, mis tähendab, et parabool tuleb tagurpidi. Oi. Suumimine. Ma nüüd proovin ilusa joonistada. Ja, siin on väga raske. Teeskleme, et see on ilus parabool. Ja. Seejärel vaatame siis
võrratuse märki. Kui meil on vasak pool, kus on terve siis see mingisugune x-id ja vabaliikmed ja mis iganes veel, on suurem kui parem pool. Nüüd ma teen 2 abijoonist 8 erinevaks juhuks. Üks on juhul, kui meil on sedapidi ja teine juhus, kui meil on sedapidi parapool. Igatahes, kui vasak pool on suurem kui parem pool, siis me vaatame x-i väärtusi, mille korral graafik on üleval pool x-telge. Ehk siis siin juhul graafik on üleval pool x-telge siin ja siin juhul siin. Ja siin vastupidi. Ehk siis me vaatame seda joont siin ja võtame selle ala, mis sinna alla kuulub. Nüüd siin tekib on ju küsimus, aga miks me siis siia joonistame, kui meil graafik on siin. Tegelikult see läheb ju lõpmatusse, et nagu tegelikult me võime kujutada, et ta läheb kuskile sinna. Lihtsalt me joonistame väiksema osa sellest parapoolist, sellepärast, et siis on lihtsam. Aga me vaatame seda ala, mis jääb nagu sellest, mille korral see graafik jääb siis ülevale poole x-telge. Ja kui meil on vastupidi, kui vasak pool on siis väiksem kui parem pool, siis juhtub täpselt vastupidi. Ehk siis meil on üks graafik niipidi, teine graafik niipidi. Ma teen siin lihtsalt näited, tegelikult sa teed ühe graafiku. Ja siis vaatad nüüd seda osa, mis on allpool x-telge, ehk siis seda osa või siis seda osa vastavalt. Ehk siis vastavalt sellele, et näe, siin on üleval pool x-telge, siin on üleval pool x-telge. Me ei taha seda osa, kus on üleval pool x-telge, seega me võtame selle muu. Ehk siis meie näite korral siin, mis me teeme, on see, et nüüd vasak pool on suurem kui parem pool. Ehk siis me võtame selle osa, kus see graafik on üleval pool x-telge. Ehk siis selle osa. Ja see ongi meie vastus. Ehk siis mis me saame kirjutada? X kuulub hulka -2 3-ni. Ja kuna tegemist on mitterange võrratusega, siis siia tulevad ümarsulud. Või siis teine viis seda vastust esitada on lihtsalt graafiliselt, nii nagu siin üleval pool on tehtud. Teeme nüüd ühe teise näitega. Ma teen siia poole, et siis me saame kiiremini ja lihtsamini tulla vaatama neid nii-öelda spikreid. Ütleme, et meil on nüüd selline tehe nagu x ruudus pluss 16 x-i on väiksem 0-st. Ja nüüd siin jällegi alustame sellega, et leiame nullkohad. Ehk siis selleks paneme võrduma selle nulliga. Ja nüüd siin on hea lihtne nullkohti leida. Me lihtsalt toome x-i sulgud ette. Ja see on 0. Ja nüüd me mõtleme, mis peaks olema x-i väärtus, et see terve tehe saaks tulla 0. Ehk siis üks x-i väärtus peaks olema 0, sest 0 korrutada see, mis siin sulgudes on 0. Ja siis teine x-i väärtus oleks siis -16. Sellepärast, et kui sa paneksid siia x-i asemele -16, siis sulgude sisse tuleks 0, x korrutada 0 on 0, järelikult see on 0 koht. Nüüd 0 kohad on leitud. Teeme graafiku. Paneme 0 kohad paika. Ühel pool on -16, teisel pool on 0. Ja nüüd paneme siis paika selle, kas meie parapool, mis siia tuleb, avaneb üles või allapoole. Vaatame. X-i ees olev kordaja on positiivne, on 1. Seda näha ei ole siin, aga see on 1 korrutada x on ju. Või 1 korrutada x ruudus. Seda lihtsalt tavaliselt ei kirjutata, see on selline kokkulepe. Ja kuna ta on positiivne, siis järelikult see avaneb ka ülespoole. Nii, ülespoole avaneb parapool. Ja nüüd vaatame, kas see võrratuse märk, ma igaks juhuks märgin siia ka ära, et kust me saime selle, et siin on 1. Ja siis nüüd vaatame võrratuse märki. Võrratuse märk on siis, avaneb nii-öelda paremale poole, ehk siis vasak pool on väiksem kui parem pool. Ehk siis see x ruut pluss 16x on väiksem 0-st. Kuna see niipidi on, siis me nüüd vaatame seda osa graafikust, mis jääb x-teljest allapoole. Ja see osa, mis jääb x-teljest allapoole, on siin. Ehk siis, mis me saame vastuseks kirjutada, on x kuulub hulka -16 kuni 0. Ja see on vastus.
Ehk siis nii lihtsalt saab tegelikult seda lahendada. Et ainsad asjad, mis peab silmas pidama, on see, et leiad nullkohad, seejärel teed graafiku, märgid ära parabooli, kas avaneb üles või avaneb alla ja seejärel valid selle piirkonna, kuhu see vastus peab kuuluma. See on see viis, kuidas mina ruutvõrdlust üldiselt lahendan.